Tere päevast, superstaarid! Meil oli paar nädalat tagasi majanduskonverents ning selle raames meil oli siis ka vestluspaneel. Vestluspaneeli pealkiri oli 1% maailm / rikkuse maksustamine või keskklassi hääbumine, kus me siis tutvustasime endise Citibanki töötaja Gary Stevensoni ettepanekut. Gary Stevenson on siis YouTuber ja ta on kirjutanud raamatu The Trading Game, mis on rahvusvaheline bestseller ja varsti ilmub ka eesti keeles. Ning tema kogu plott on selles, et senikaua, kuni me ei tekita varandus- ja pärandusmaksu ülirikastele, senikaua majandus läheb ainult allamäge ning ta põhjendab seda väga lihtsasti umbes sihukese jutuga, et kuna massid elavad nii-öelda peost suhu, mis tähendab seda, et enamus nende rahast läheb ainult selleks, et üldse ellu jääda, et maksta arveid ja nii edasi. Nüüd need, kes on rikkad, ütleme multimiljonärid, me ei räägi nendest, me ei räägi, ütleme, sellist inimest, kes võib teenivad 10 000 kuus või ütleme 100 000 aastas, vaid me räägime multimiljonäridest, ütleme laias laastus alates 5–10 miljonit, kellel on vara sellises hinnaklassis või suurusjärgus. Ning ennekõike veel nendest, kellel on sadu miljoneid või isegi miljardeid. Siis vaata põhimõtteliselt nendel läheb ainult, ütleme, vähem kui 1%, et maksta ära oma, ütleme, essential asjad, et üldse tuled põleksid, et saaks nagu süüa ja arved saaks makstud. Ja kõik ülejäänud raha, mis neil jääb üle, ütleme, et senikaua, kui nad ei ole rumalad, eks ju. Ses suhtes, et ma saan aru, et on olemas inimesi, kes kulutavad kogu raha ära, ütleme, on ju neid superstaare olnud küll ja küll, kes lähevad pankrotti, kuigi nende varandus võis olla sadades miljonites, aga need on üksikud. Üldiselt on niimoodi, et need, kellel on palju raha, nendel läheb kogu see raha üle ja ainus, mis nad saavad teha, on investeerida see raha varaklassidesse, on see siis kinnisvara või kuld või mingid aktsiad ja nii edasi. Et kuna nende käes on kogu raha ja nad investeerivad ainult sellesse varaklassidesse, siis step by step on selline olukord, kus üha rohkem inimesi nii-öelda selles massis nad ei ole võimelised soetama endale isegi kodu, rääkimata muudest varaklassidest ning selle tulemusena Gary Stevensoni selge arvamus ja suur sõnum tervele maailmale on, et juhul, kui me ei maksusta ülirikkaid, siis sureb umbes 2 põlvkonna jooksul välja kogu keskklass ning alles jääb ainult puruvaesed ja püstirikkad. Põhimõtteliselt sama nagu on Indias või ütleme enamus Aafrikas, et eks ju inimesed elavad kas lossides või elavad tänavatel ja tema hinnangul on Aafrikas päris nii ei ole, aga osades riikides. Jah, eks ju. Ja tema hinnangul selline saatus ootab ees kogu lääne ühiskonda, kui me seda ei tee, kui me ei rakenda, eks ju, varamaksu ja pärandusmaksu. Siis ta räägibki, et vaata praegu niimoodi, et kui keegi on väga rikas, siis ta saab pärandada kogu oma varanduse lastele ja lapsed ei pea justkui nagu mitte midagi tegema, et nad ei pea mitte midagi pingutama. Kõik need arved on makstud ja nad investeerivad kogu selle raha uuesti varaklassidesse, saavad aina rikkamaks. Ja nüüd see teine seltskond, kelle seda raha ei ole, eks ju, nemad võivad nagu reaalselt rabeleda 5-6 töökohaga ja jopab, kui nad ellu jäävad, eks ju. Et see on väga loogiline ja lihtne kontseptsioon. See point on siis selles, et kinnisvara ka koondub aina rohkem nende kätte ja vaesem klass jääb ilma isegi oma kodust. Aga jaa, et meil siis oli 27. septembril siuke tore vestluspaneel sellel teemal, kus lisaks mulle ja Handole osalesid ka Hardo Pajula, EVS-i professor ja ilmselt teda tänapäeval teatakse veel rohkem tähenduse teejuhtide peatoimetajana. Siis Risto Rossar, kes on Insli asutaja ja investor ja muidugi ka Bitcoini entusiast. Andro Roos, keda me siis teame Tartu Hoiu laenuühistust või Plaan B erakonnast. Ja Liis Lass, kes on kinnisvara investor. Ta on siis investeerinud 10 erinevasse riiki ja talle kuulub ligi 100 kinnisvara objekti ning tema osales siis selles vestluspaneelis otse Singapurist, kus ta elab. Ja ma ütlesin, et selle videoga siin teeme väikse kokkuvõtte, mis selles vestluspaneelis toimus ja mis oli selline üldine vibe. Ja, et väga paljud ei olnud üldse Gary Stevensoniga nõus. Ja. Nad arvasid, et niimoodi need asjad ei käi, et tegu on lihtsalt jälle ühe maksuga
mida väga raske tegelikult jällegi kontrollida, kuidas siis see riik seda kasutab, et tegelikult oleks vaja hoopis riigi juhtimises ja üldse riikide juhtimises teha palju asju ümber. Aga oli ka neid, kes arvasid, et seda võiks mingil määral või osaliselt rakendada ja Liis Lassis tõi sisse hoopis selle Singapuri aspekti, kus on need asjad hoopis teisiti lahendatud ja esitas sellise intrigeeriva küsimuse, et kas demokraatlikus ühiskonnas ongi üldse võimalik praeguste ühiskonnakorralduste järgi siis teha seda, et see keskklass üldse ära kaoks versus siis Singapur, kus on olnud võimul üks partei põhimõtteliselt 50 aastat ja kus on tehtud pikaajaline plaan, kus siis põhimõtteliselt kõik ühiskonnaklassid on pandud võitma või vähemalt kindlust tundma. Ja, et üldiselt on niimoodi, et seal üldse kogu see piirkond, Singapur ja Dubai ja kõik see Ühendemiraadid, seal on niimoodi, et seal reaalselt elatakse mitmekümneaastaste visioonidega. Eestis seda ei ole. Eestis on enamustes demokraatlikes riikides on see, et vaata, kuna iga 4 või 5 aasta tagant on ju kõik seltskond vahetab, kui mitte tihemini, sest et väga palju vahetub tihemini, kuna keegi jälle võetakse maha, kukutatakse, keegi astub tagasi, et plaanid muutuvad ühes sellega, kuidas muutub koalitsioon ja see on nii positiivne kui ka negatiivne, kahjuks lihtsalt seda pikaaegsemat plaani on niimoodi keeruline teha. Ja, aga point on selles, et Eestis erakondadele puudub ka pikaajaline plaan, juhul isegi kui nad oleksid järjest võimul. Kui sa lähed ükskõik millise erakonna veebilehele, siis pikaajaline plaan puudub täielikult ja laias laastus kõik esindavad ühesugust poliitikat anyways nagu. Liis rääkis huvitava asjad, algselt ta justkui oli nagu natuke selle maksu vastu, nagu kui sa seda saadet järelvaatad või seda podcast, seda asja. Jah, aga siis ta ütles, et tegelikult mingi protsendi maksustamine isegi oleks mingi väikese protsendi ala 1-2 oleks isegi võib-olla mõeldav ja tegelikult sellisest samasugusest väikesest protsendist ju räägib ka Gary Stevenson. Absoluutselt. Ja muidugi Risto Rossar pani ka kohe konkreetse paugu, ta oli täielikult selle vastu, ta ütles, et ütleme, need on tema sõnad, aga umbes kuidas laias laastus, mida ta umbes ütles, oli see, et valitsus on nagu nii perses, eks ju, kogu süsteem on seal korrumpeerunud, et neile anda veel üks uus õlekõrs või selline võimalus, kuidas maksustada. Et tegelikult tuleks üldse kõik maksud ära kaotada. Ja. Jätta inimestele rohkem raha kätte ja lasta inimestel ise kõikide asjade eest siis maksta, mis tähendaks seda, et kõik saaks valida täpselt seda, mida nad tahavad, mitte see, mis neile justkui on piirkonnaga ette näidatud. Ja ütleme, üldiselt ma olen sellega nõus, ütleme, kui see nüüd ongi üpris nagu filosoofiline asi, millest nagu rääkida, et tegelikult mina arvan, et ütleme, see täielik visioon peaks olema nii, nagu oli Jacques Fresco visioon Venus projektis, et kogu maailm on rahavaba ühiskond, kus me põhimõtteliselt elame sellises ühiskonnas, kus kõik asjad on tasuta, kõik asjad on kõigile olemas, kõik elavad külluses, keegi ei ole puuduses ja kui sa nüüd küsid ootaga, kes siis nagu tööd teeb, nüüd oluline asi sellises tuleviku siis justkui nagu utoopilises visioonis tuleb aru saada, et tööd on vaja väga vähe teha. Sest et vaata, täna on niimoodi, et me oleme ehitanud kogu ühiskonna üles, ütleme, mis puudutab kapitalistlikku ühiskonda niimoodi, et kõik on üles ehitatud businessile, käibele, kuidas saada see inimene või klient sinna nii-öelda iga kuu ostma või maksma, eks ju, või kuidas ehitada see mingi vidin, et sa pead seda aeg-ajalt kogu aeg parandama, et ta tekitaks sulle käivet. Ehk siis see on tehtudki niimoodi, selle asja nimi on planned obsolescence on inglise keeles selle nimi, et see on planeeritud, see läbikulumine on siia valemisse sisse ehitatud. Aga kui me ehitaks kõik süsteemid nii-öelda kuldstandardina, ehk siis kõik asjad ehitad niimoodi, et ei lähe mitte kunagi katki või üliharva, siis oleks niimoodi, et põhimõtteliselt ma ostan elus ühe iPhone'i ja ma elan sellega elu lõpuni. Ehk siis me peaks tootma palju-palju vähem. Ja juhul, kui nüüd see, mis iganes asi korra läheb katki, siis on niimoodi, et kõik inimesed vaatavad,
wow, tšeki, et see asi läks katki, väga rets, mis me nüüd teeme. Nüüd on kõik see ninapidi juures ja mõtleb, kuidas see teha ideaalseks. Ütleme, see on nagu see kõige kõrgem tase. See on nii rets utoopia, et sellega ei olnud mitte keegi seal nõus või nad ei osanud ma arvan, et nad ei saanud aru, ma võib-olla seletan seda piisavalt hästi, eks ju. Aga see oleks nüüd, ütleme, selline ühiskond, mida me näeksime, kui me vaatasin mingit ulmefilmi ja mõtlesin, me läheks nüüd nagu 1000 aastat ajast edasi, siis seal oleks see, eks ju nii. Ma saan aru, et kõik ei ole selleks valmis, ma arvan, et enamus ei saanud isegi sellest aru, eks ju. Aga nüüd, kui rääkida sellest, mis Risto ütles, et kõik maksud, eks ju, cancel'isse, kogu riik on perses, ta ei ole küll selliste sõnadega, aga see point oli umbes see. Nüüd ma olen täielikult sellega nõus, aga me ei saa ju päevapealt teha seda, et kõik maksud on cancel'is ja ütleme, kui sa lähed selle jutuga, siis sa oled see radikaalne, ohtlik lamevaalane, eks ju. Vaata, selle jutuga ei saa minna, aga me saaks kindlasti minna selle jutuga, et massid ei pea nii palju maksma, käibemaks ei pea nii palju olema, eks ju. Ja tegelikult olid ka kõik nõud sellega, et pankasid peaks maksustama rohkem ja suuri tehnoloogia-gigante ja sotsiaalmeedia gigante peaks rohkem maksustama. Ja nüüd ongi see, et Stevenson, tal on nagu suur megapopulaarne YouTube'i kanal Gary's Economics ja ta on Inglismaal täiesti household name, selles suhtes kõik teavad, kes ta on ja ta üritab kõikide erakondadega rääkida sellest teemast ja mitte keegi ei taha teda kuulda. Selles suhtes, et kõik teavad, kes ta on, aga kõik räägivad umbes, et me ei saa niimoodi teha, see on kommunism ja nii edasi. Tegelikult see ei ole kommunism. Põhimõtteliselt ta räägib keskklassi elus hoidmisest, mitte kommunismi rakendamisest. Ta ei räägi otseselt suuremast valitsusest, vaid ta räägib sellest, et kui see raha on olemas, kui keskklassi kätte jääb rohkem raha, siis see on ainus viis, kuidas majandus üldse saaks hakata natukenegi tõusma. Sellepärast, et keskklass on mass, eks ju nii. Ja kui massidel pole raha, siis on võimatu, et need restoranid läheksid täisrahvast. Siis on võimatu, et nad kõik ostaks kogu aeg asju, vaid kogu aeg ostab neid asju pisike seltskond. Ja selle tulemusena saabki ainult nüüd see kihistumine minna ainult suuremaks, eks ju. Igal juhul me soovitame väga seda vestluspaneeli järgi vaadata, sellepärast, et need teemad, mis seal üles kerkisid, ma peaks ütlema, et neid tegelikult väga ei arutata meie ajakirjanduses, isegi mitte Äripäevas või mõnes muus rohkem majandusele ja ettevõtlusele keskenduvas väljaandes. Et ma soovitan seda järgi vaadata, see on põnev ja ise neid teemasid edasi uurida, edasi mõelda, sellepärast, et tegelikult see vestlus tuleb viia tegelikult massidesse. Isegi kui see ei ole nõus selle ülirikaste vara ja pärandimaksuna, siis igal juhul kogu see maksuteema tuleb täielikult ümber vaadata. Absoluutselt, sest vaata, Eestis oli ka midagi kuu aega tagasi oli uudis, et Eesti hiljutistest maksutõusudest on ainult võitnud nagu püsti rikkad. Just. Et see on nagu avalik, see ei ole mingi teooria, see ei ole vandenõu, see on täiesti avalik, päris konkreetne data tõestab kõik, mis Stevenson räägib, on põhjust õige. Ja mul on mitu ettevõtjad, kes seda konverentsi ka vaatasid, kirjutanud, et ülipõnevad ettekanded siis lisaks vestluspaneelile. Et näiteks seal on ju Mike Brown rääkis suurest lähtestamisest majanduses, kuhu oleme liikumas, kuidas ennast kaitsta ja rääkis ka sellest, kuhu investeerida, kuhu tema ise on investeerinud. Erik Potter rääkis tuleviku rahasüsteemide teel akmel, tuleviku rahasüsteemidest siis ühesõnaga. G. Aber rääkis sellest, kuidas teha kannapööret, üliäge ettekanne. Anet Põlismäe rääkis finantsvabadusest, koduste emade erist, siis kuidas kodused emad saaksid saada majanduslikult iseseisvaks. Ja Kaur Lass rääkis vaimsest vormist kui heaolu ja majanduse alustalast. Tõi oma ettekandes välja üliägedaid fakte, mis võiksid nii mõnegi arusaama meil siin peale pöörata, nii et soovitan soojalt järele vaadata. Ja ning mul väga meeldis Liis Lass ütles, et tegelikult meil see vestlus, mis siin on, see tuleks viia järgmisele tasemele. Ta ühesõnaga andis meile initsiatiivi, ta ütles, me peaks korraldama uue konverentsi, kus me räägikski nüüd tuleviku ühiskonnast põhimõtteliselt. Või uue avatud vestlusringi, kus räägiks tuleviku majandusest. Ja oleme siis mõtlemas, kuidas ja kus seda täpsemalt korraldada. Ning loomulikult siis anname ka teile teada, kuidas ja kus osaleda saab. Kui teil on ettepanekuid, kuidas see seminar või see foorum võiks nagu välja näha, millistes tingimustes, kes seal võiks olla külaline,
mis need teemad võiks olla, siis võiksite meile saata selle kohta infot, ettepanekud info@telegram.ee. jah, aitäh vaatamast ja järgmiste kohtumisteni.